Hea Saue valla rahvas, 2020. aasta on olnud igas mõttes eriline, kuid sellest hoolimata on meie seas palju säravaid inimesi ja tublisid ettevõtteid, kelle tegevus väärib meie kõigi tunnustust. Kallid nominendid, teie tegemisi on märganud inimesed teie ümber ja see ongi suurim kompliment. Volikogu raske töö oli nominentide seast välja valida aasta tegijad. Sellel korral me peosaalis kokku ei saa ja seetõttu annan teile oma tervitused ja õnnesoovid üle uuest Saue vallamajast, kus loodetavasti peatselt taas kohtuda saame. Laureaatidele viime aga tunnustused koju kätte. Käesoleva aasta vabatahtliku konkursile oli esitatud 3 nominenti. Aivar Hunt, Ants Kiisa ja Mati Leivategija. Meie laureaat on müstiline mees. On teinud suuri tegusid nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Seisnud selle eest, et noored saaksid ka kodukohas aktiivselt sporti harrastada. Aasta vabatahtliku laureaat on Ants Kiisa. Aga siis on üks spetsiaalne nimeline kiik sulle tehtud. Ja ma arvan, et see on vist nii ilmastikukindel ja kõva, et see peab sind ka vastu. Ma arvan kõige meie turba inimeste poolt ka, et tänada Saue valda, et väga hea ja meeldiv koostöö on meil olnud ja usun, et see jätkub samas vaimus edasi, et meil jõudu jaksu on. Aasta noor ettevõtja on maailmarändudelt tagasi tulnud kodutallu ja toonud perefirmasse uusi tuuli. Palutab südant keskkonna pärast, on algatanud mitmeid uuendusi, et tootmine oleks säästev ja keskkonnasõbralik. Aasta noor ettevõtja on Gerda Pakk. Aitäh! No nii, on sul nii palju käsi üldse? No, ma üritan. Ja selleks on nüüd seda sportlase ettevalmistust varasemalt vaja. Aitäh! See on väga suur üllatus mulle endale, et te valisite just minu. Ma enda arust küll tegutsesin väga tagasihoidlikult, aga järelikult on väga toredad inimesed, kes on seda tähele pannud ja ma üritan ka õpingute kõrvalt seda asja veelgi rohkem edasi ajada, nii ka Eestist väljas kui ka Eestis endas. Suur tänu teile tõesti, suur tänu teile kõigile. Aasta loomeinimese kategoorias on meil 5 nominenti. Aleksander Ots, Elen Turi, Eneken Maripuu, Irja Kändler ja Robert Jürjendal. Tema kodukandis ei möödu naljalt ühtegi sellist kultuuriüritust, kuhu ta oma kätt, õlga, jalga või pead pole alla pannud. Ilma pikema tutvustuseta aasta loomeinimene 2020 Eneken Maripuu. Seal on nüüd selline nagu kaute jaoks ka, et siis ta saab kiikuda, et ma panen selle teise kõrvale sinna ruumi just. Väga hea! Koht täiesti on. Me lähme siis kiigume kogu perega. Aitäh teile! Ma olen tõeliselt üllatunud. Tegus noor, meil on 4 nominenti. Ats-Marek Tender, Kardo Kuti, Karini Kensap ja Stella Vanamölder. Noored on meie tulevik. On hämmastav, kuidas mõnda noort jätkub igale poole. Retsepti andis laureaat Saue valduris ise. Laps peab õppima, kuidas oma aega planeerida ja leidma asjad, mis teda päriselt huvitavad. Tegus noor 2020 Saue gümnaasiumi õpilane Ats-Marek Tender. No tervist! Kui sa veel ei aima, siis Saue vallavolikogu on sind käesoleva aastal valinud aasta tegusaks nooreks. Siin on pidusöömale siin sees. Nii, et sa saad oma sõprade ja perega jagada. Ma arvan, et aasta nooreks tegijaks saab nii, et tuleb võtta endale lihtsalt nii palju asju, et keegi märkaks, mis sa teed. Ja täpselt. Aasta noorsportlase kategoorias on meil 4 nominenti. Eleura Charles, Liisa-Maria Lääne, Timo Kaarus ja Romet Pajur. 2020
on olnud tavapärasest väga erinev. Kevadel pandi spordiklubid kinni, kuid sellele vaatamata ei jäänud treeningud tegemata. Ka tulemused ei jäänud tulemata. Aasta noorsportlane on Liisa-Marie Lääne. Ilmselt sa aimad. Miks me siin oleme, jah? Võimalik. Vot, Oi, väga et volikogu valib igal aastal ka aasta noorsportlast, seekord oli vist 4 kandidaati ja volikogu valis välja sinu. No nii, ma ei teagi, kuidas me seda käsi üldse? paneme äkki selle siia peale. Nii moodustame ühe paki. Aga see nüüd vajab sportlase musklit. Sul peaks jõudu olema. Nii, palun ja palju õnne sulle. aitäh, suur aitäh. Aasta vabaühendus. Meile on esitatud koguni 6 nominenti. Mittetulundusühingud Baltic Astronomy Club, Hüüru külaselts, Laagri-Taadid, Lootuse küla, Saue asumiselts ja Saue invaühing. Saue valla arenguvõti on tugevad kogukonnad. Kogukonna loovad aga inimesed, kes oma aega ja energiat sellesse panustavad. Pärast pikki aastaid, unetuid öid, liitrite kaupa valatud higi ja pisaraid on lõpuks uue hingamise saanud ka nende kodu. Palju õnne, aasta vabaühendus on Hüüru külaselts. Ja see ütleb siis teile, et elus on hoogu. Ja siinpool ta ütleb teile, et see on Hüüru külaseltsi kiik. See on väga meeldiv. Nii, et ma arvan, et see selles mõttes võiks olla selle ruumi asi täitsa. Ja siit annab. Kus me leiame selle maha? Jah, meil on ehtsmeed katusel niimoodi. Nii, et elus on hoogu ja ainult teiesugustega koos on hoogu. Et see on niisugune, ütlesin, see on kõige autentsem ja ehedam ruum selles vanas majas. Suur tänu teile, et te aitate MTÜ-sid ja Saue valla vabaühendusi. Et inimesed on sellega hästi rahul ja hästi arvestatavad, et ühest väiksest sellisest liivaterast hakkab tegelikult hästi suur liivakera veerema ja kui natukenegi kuskil käsitööhõngu ja muusikat tehakse, siis see toob inimesi hästi palju kokku. Aga aitäh veel kord! Aasta abistaja kategoorias on meil 2 nominenti. Ester Tiru ja Jonel Põld. Heateod kirjutatakse tavaliselt liivale, aga see heategu on kirjutatud inimeste südametesse. Saue vald omalt poolt on selle trükkinud tagasihoidlikule tänukirjale. Aitäh, aasta abistaja Jonel Põld! Siis Saue vallavolikogu on sind valinud aasta abistajaks. Ja seal raamatus on kirjas ka, mis sulle nii-öelda ette heidetakse. Jah, sinu süü on raamatus selle kui alatud. Just, aga kokkuvõtlikult on just see, et siin kevadel sa meil vallale niimoodi appi tulid ja tähelepanu ei tahtnud, aga ikkagi märkasime. Okei, noh, see ei olnud taotlused ikka, aga kui te juba siin olete. Nii, Ruslan teeb ühe loovelt. Aasta sädeinimene. Meie nominendid on Elen Turi, Jaanika Käärst, Mari-Liis Simovaart ja Viigi Viil-Kangur. Saue vald on tubli ja arenev omavalitsus, kus kogu aeg midagi toimub. Kerkivad koolid, lasteaiad, spordi- ja kultuurikeskused. Aktiivseid, säravate silmadega inimesi leidub igasse valla nurka. Aasta sädeinimene põleb heas mõttes särava leegiga. Säde meid lendab ka palju kaugemale kui ainult Saue vald. Teda iseloomustatakse kui sõbralikku, tegusat ja koostöövalmis inimest. Sädeinimene 2020, palju õnne, Mari-Liis Simovaart!
palju õnne ka nissitrollidele! Tere! Äge! Tahtsime öelda seda, et kuna siin selle koroonaviiruse tõttu pidu jäi olemata, sina peole ei saanud tulla, siis pidu koos muusika, kingituste ja suupitsetega tuli sinu juurde. Päris äge tunne, ma olen nii uhke! Eks ma siis säran veel uhkemalt ja teen rõõmu. Tegutsen edasi. Aasta ettevõtte kategoorias on meil koguni 6 nominenti. Osaühingud Hammerjack, Kukupesa, Njam, Toiduvõlur, Turba Puukoda ning aktsiaselts Sagro. Pool suve näris meedia selle kallal, et noori maasikapõllule lasta ei saa. See firma ujus aga uljalt vastuvoolu ning pakkus suvel mitmekümnele valla noorele tööd. Aasta ettevõtja 2020, Respekt, Hammerjack, OÜ. Ei, mis me siin ikka ütleme, meile tuli üllatusena, ma muidugi kuulsin, et tehakse see ettepanek, aga üllatusena tuli ja me kasutame noori ikkagi mitmeid aastaid selles suhtes, et meie jaoks nad nii lumehelbekesed ei ole. Meie jaoks teevad nad täitsa meeste tööd ja naiste tööd. Noorte lemmik 2020 nominendid on Elina Lill ja Üllar Põld. Noorte kategooria lemmiku valisid noored ise. Tema positiivsust, empaatilisust, rõõmsameelsust, aga ka peent huumorisoont on Saue noored tunda saanud juba 17 aastat. Tema motoks on mugavustsoon on igavustsoon. Noorte lemmik 2020 Üllar Põld. Tere! Ma just hakkasin tegema noorsootöö järelaitamise tundi meie juhatajale. Jah. Saue noored on Üllar sind valinud noorte lemmikuks sellel aastal. See sobib meile hästi. Väga hea. Nii, siin on siis pidulik aukiri. Tänan. Siis siin on üks peotäis neid raamatukesi, kus on sees kõik need jututöö, mis on nominentide kohta kirjutatud, sealhulgas siis, mis on sinu kohta kirjutatud. Et vaatad, kas sa loed ise igat raamatut üks kord või jagad kellegagi või mis, et siin on lihtsalt siin vaba peoga ja puudu saab juurde. No, mul ikka paar sõpra elus on, eks ma siis teen ennast neile tuttavamaks. Siin on üks nimeline kiik, käsitöö. See vaatad, kuhu sa riputad, kas tahad jagada kellegagi või jätad privaatkiikumiseks, aga et see kannatab vihma, tuult ja külma ja päikest ja kõike. Et ta võib olla ka õues, et sellega ei juhtu midagi, et ta nagu päris kasutamiseks, kannatab istumist ja kõike. Aitäh, ma olen selline vanakooli tegelane, et mulle meeldivad isiklikud asjad ka. Ja siin on nii-öelda pakikene 6-le, ma ei tea, kuidas seda me saame... Seda saab ka vaadata, kas jagad või ei jaga? No juba läheb jagamisele. Edu kohustab ja ajaga on alati raske kaasas käia, aga eks ma siis pingutan ja küll ma oma niši ikka veel siin noorsootöös üles leian. Aasta sportlase või aasta võistkonna kategoorias on meil 5 nominenti. Eili Paap, Harju jalgpalliklubi Laagri, Riisipere ORC võistkond, Saatšee tantsutüdrukute esindustiim ja Tiia Brakman. Selle kategooria esikoha on taganud aastatepikkune ja süstemaatiline töö, alates lasteaiast kuni suurte meeste ja naisteni välja. Viimased aastad on olnud aga eriti edukad. Noorteklassides võisteldakse Eesti kõrgemal tasemel, klubi kasvandikud on edukalt jala ka rahvuskoondise ukse vahele saanud ja ma väga loodan, et sellele on oma väikese panuse andnud ka Saue uue sisejalgpallihalli valmimine. Palju õnne kogu Harju jalgpalliklubi Laagri perele. Thank you. Thank you so much. For me and also for all the club, because in the end I represent like all the people who have been working for this year. As a football coach, I recommend football,
because for me it's a sport where the skills of overcoming, of team sharing, it's unbelievable the way the boys can grow on these kind of skills. So I will recommend not just to keep yourself active, but also to keep your mind improving every day.